Meie tänane lugu on Leevi Reinarust. Me teame teda kui aastaõpetajat ja tal on õigus kanda kuldristi. Aga nüüd on ta saanud riigipoolse tunnustusena Valge Tähe 5. klassi teenetemärgi. Ta on 40 aastat teeninud Lääne-Nigulas ja selle autasu igati ära teeninud. Ta on üks neist 167-st, kes vabariigi aastapäeval kõrge tunnustuse saavad. Ta oli noor poiss, kui ta Lääne-Nigulasse teenima läks ja sinna on ta ka jäänud, kuigi tee on viinud teda ka Tallinnasse missioonikeskusesse. Lääne-Nigula kogudust on sinoditel ikka esile tõstetud ja teinud on ta seal palju. Kui noortetööst räägitakse, siis mainitakse esimesena kindlasti Lääne-Nigula kogudust. Me loodame väga, et kuigi ta sai möödunud aastal 65, jätkub teda Lääne-Nigula kirikusse teenima ja kogu Eesti luterliku kirikusse veel pikaks ajaks, sest Jumala sõna kuulutamine on olnud talle väga südamelähedane ja ta on ka lubanud, et seda teed ta kindlasti jätkab. Soovime talle kõrge autasu puhul palju õnne, tugevat tervist ja jätku oma igapäevatöös. Jaa, et eks neid mõtteid on olnud, aga keskkooli ajal tekkis maalikunsti vastu ja käisin kursustel, et valmistuda kunstiinstituuti sisseastumiseks. Et seda võib küll öelda. Jaa, see on väga keeruline öelda, et eks tekkis nagu selline valikuhetk ja sisetunne ütles, et see teoloogia õpingud Usuteaduse Instituudis on see tee, kuhu minna. Ja tõepoolest see aeg just niimoodi välja nägi, et paljud minu sõbrad ja tuttavad olid üllatunud, et ma valisin sellise tee või sellise elukutse, millel ei ole perspektiivi. Minu enda jaoks oli see valik nagu, ma olin selle valikuga rahul, ja ma mõistsin ka nende inimeste sellist küsimust või pettumust või arusaamatust. Me oleme sellest rääkinud, aga see õpetajavahetus on sattunud nüüd sellise suure tööprotsessi ajaks, et see küttesüsteemi ümberehitus algas ju kevadel projekti kirjutamisega, PRIA projekti kirjutamisega ja kuna see õnnestus, siis oli vaja otsustada, et kas me siis läheme sellega, hakkame seda tegema. Suvel ju hinnad tõusid tohutult ja
ja meie oma osalus pidi ju kasvama 50% ulatuses vähemalt. Aga see ümberehitus on tingitud eelmise kütte, meil on õlikütte olnud juba 30 aastat, Soome sõpruskogudus ehitas meile küttesüsteemi kiriku ja pastoraadi nagu kütmiseks, sest kui nemad meil külas käisid, siis nendele jäi meelde see, et kirikus oli kole külm. Mäletan seda, kuidas üks õpetaja jumalateenistuse ajal läks altari taha ja enne kui tema pidi jutlustama, siis ma läksin talle altari taha ütlema, et nüüd on vaja kantslisse minna. Ma nägin, et ta seal tegeles väga tõsiselt võimelise harjutustega selleks, et omale sooja saada. Et see külm kiriku teema nagu pani neid ka talgu korras meid siis nõnda aitama. Ja õliküttesüsteem on hästi toiminud, on meid aidanud, aga hindade tõusuga siis tekkis see valik, et uus nagu süsteem paika panna ja see on praeguseks hetkeks väga positiivsed oleme, et veebruari lõpuks märtsis on see töö tehtud. Ma arvan, et inimesed on jah, need 40 aastat inimesed on olnud väga sõbralikud minuga. Et seda ma võin küll öelda ja kui rääkida tööst, siis kõik need tööd ikkagi toimuvad koostöös. Et ka selle süsteemi, küttesüsteemi ümberehitus on ikkagi meie koguduse juhatuse liikmed, nende seas on inseneri ja juriste ja asjatundjaid. Tegelikult seda sisulist tööd teavad ja see on nende vabatahtlik panus, et see on tõesti nagu midagi erilist. Ja samas ma tahaks öelda, et koguduse tööd ju peavad üleval ka ikkagi põhiliselt ju vabatahtlikud koguduse töötegijad. See on nii aastakümneid olnud ja see jätkub tõenäoliselt nii ka edasi. Ja sinna juurde nüüd lisandub ka koostöö kohaliku omavalitsusega, maakonnaga. Et need koostöökomisjonid, mis kogunevad kord kvartalis, need on loonud sellist head koostöövõrgustikku, et me teeme väga palju asju koos siis kogukonnaga. Et see ongi nagu niisugune rikkus, et meil on selline usaldus ja see usaldus kannab. No ega kirikutööst või selle jumalariigi tööst nagu olen mõelnud pensionile jääda. Et need nagu ametikohad ja need ilmselt niimoodi aja jooksul muutuvad, aga eks ma olen valmis ikka teenima nii nagu vaja on ja kui jumal juhatab. Kanadas ma käisin missionikooriga ja Ameerikas ka samuti ja mul on olnud paaril korral võimalus teenida oma onu koguduses Lakewoodis, kus praegu piiskop Toomas Vaga teenib Eesti kogudust. Aga selliste unistuste osas ma ei oskagi vastata, sest et kui niimoodi kalendrit vaadata, siis iga päev on kohustused, neid kohustusi tuleb täita ja eriti aega unistamiseks veel ei ole tulnud. Ja ütleme, kui
töö osas nagu unistustest rääkida, siis jah, tõepoolest, seda ma küll näen nagu visioonina, et mida me missioonikeskuses ka teeme, et me püüame oma erinevate kohtumiste ja visioonipäevade ja koolitusprogrammidega tulla koguduse keskele ja julgustada koguduse liikmeid, et me võime ühelt poolt öelda, et koguduse liikmeid on väheks jäänud, aga teiselt poolt need inimesed, kes koguduses on olemas, nad on hästi sellised, hästi paljude ideedega. Et kui nad seda ressurssi nagu saaks kogudus rohkem rakendada ja lasta nendel inimestel ka kaasa teenida ja töötada ja missioonitööd teha inimeselt inimesele, et siin on jah, see visioon on mul küll, et meie koguduse liikmed muutuksid oma usus rõõmsamaks ja julgemaks ja missioonikeskusega me oleme valmis igati selleks kaasa aitama. No minu jaoks on võib-olla see tugevam külg rohkem selline organiseerimine ja suhtlemine. Et selle tõttu ma pidin ka missioonikooris laulmise lõpetama, et seda organiseerimist ja rahade kokkusaamist ja eelarve täitmist ja kõike seda on siiski päris palju, et see missioonikeskuse töö ja eelarve, et oleksid tasakaalus. Et sellega on päris palju olnud tegemist, aga ma ütlen, et see ei ole nagu, ma ei tunne, et see on minu töö. Jumal on olnud ustav, Jumal on õnnistanud ja ma olen püüdnud olla olemas seal, kus vaja, et teha seda, mis ma oskan. No nii nagu tavaliselt, see on väga üllatav ja suur au. Ega siin muud ei oskagi öelda ja loomulikult on ka mõtted liikunud nende inimeste peale, kust võib-olla see ettepanek on tulnud ja üldse olen mõelnud nende aastakümnete peale, kõigi nende inimeste peale, kes on olnud kaasas oma suure armastusega seda Jumala riigi tööd tegemas. Ja neid inimesi on tõesti palju. See tähelepanu ja au kuulub kõigile neile, kes on olnud heaks teekaaslaseks.